Mu nimi on Margus Rebane ja täna näitan teile tarbekorvi valmistamist. See korvi tüüp, mida ma teile näitan, on õpitud mul vanaisalt, ehk siis võiks öelda, et pärand korvi punumine. Et siin on üks korv. Töövahendina harilik pussnuga või taskunuga. Oks on ära puhastatud, lehed ja igasugused külgoksad ära võetud. Inimese keha on väga mõnus tööpink, et siin põlve kedra all on väga hea ette painutada seda toorest toomingat. Noh, ütleme, teeme sellise suurusega korvi. Üks rõngas tuleb selline. Võtame sama pikka teise vitsa ka. Ja kuidas sellest nüüd rõngas saab? Jämedamast otsast, paar 30 senti, rõnga seespoolt lõikan sellise diagonaallõike, võiks öelda siis. Nii, et ta siit on natukene lõigatud ja siis lähen diagonaalis seni kaua, kuni jõuan siit kuskil keskel, jõuan säsini ja ots läheb niimoodi, et ongi ainult see pealmine koor. Et selline diagonaallõige, pikki puud. Kui see jääb seespoolt, siis pealt lõikan siis seda peenemat otsa, samamoodi diagonaallõike. Eesmärk on siis see, et tegelikult see rõngas oleks nagu võimalikult ühtlase paksusega oleks see kogu rõnga pikkuses siis. Nüüd kinnitamine, ma kasutan traati. Kui see traat pärast ära kaob, ära roostetab, mis iganes taga juhtub, siis tegelikult see korv juba valminuna, siis selle traadil enam funktsiooni ei ole sisuliselt. Et siis ta on juba vitste abil seisab koos. 2 rõngast on valmis ja nüüd on korvi selline, nii nad lähevad siis üksteise sisse, enam-vähem proportsioon ja sellest saab siis korv. Sellest tuleb sang, selline tugevam. Järgmine etapp on selle nüüd vitste ettevalmistamise juures on lõhestamine. Ajame selle vitsa pooleks. Alustame ülevalt, noaga aitan. Ei pea lõikama noaga, et võib täiesti käte vahel. Ja ühest oksast sai 2 vitsa. Ja nüüd hakkab selle vitsa ettevalmistus. Järgnevalt lõikan säsi ja siis selle vanema puidu osa siit välja. Sinna maani, kuni ma suudan seda vitsa nii painutada, et ta enam ei viska kiudu ega murdu. Punumiseks jäävad alles need nooremad aastakasvud, 2-3 aastat ja koor. See võiks olla siis sang. Nii, ma panen need risti. Natuke pikemat üle, et ma saaks pingutada ja seome kokku. Nii, et rõngad on kokku punutud. Ja hakkame konte panema. Mõõtsin sama pikad, teritasin otsast ära. Painutasin natukene ette. Ja
kui see oli sang, siis hakkame seda põhja ja korvi raami üles ehitama. Paindega siia vahele, üks ühele poole ja teine teisele poole. Nii. Esimesed on pandud. Paneme 4 tükki veel. Nii, nüüd on selles mõttes raam valmis. Läheb jälle lõhestamiseks. Ehk nüüd sisuliselt, kui see osa on tehtud, siis ega midagi muud ei ole, kui jälle lõhestada ja vits ette valmistada ja siis saab punuma hakata. Ma võtsin natuke peenema vitsa. Lihtsam punuda seda külgmist, sest kondid on hästi tihedalt koos. Ja nüüd lõpuks, kui päike hakkab loojuma, jõuame ka korvi punumiseni. Ehk nüüd hakkame alles punuma. Et kõik eelnev on olnud ju tegelikult ettevalmistamine. Alates metsas käigust ja kuni siis nende kontide panekuni. Alustan vitsa peenemast otsast jälle, et hea lihtsam teha, sest nad on kondid suhteliselt tihedalt üksteise vastas. Lihtsalt selle lahtise otsa panen siia vahele, hoian kinni pöidlaga ja hakkan vaheldumisi siis punuma pealt ja alt ja pealt ja alt. Siin teen ringi ümber ja selle ümberkeeramise ajal keeran ka vitsa sedasi, et koor jääb peale poole. Ja niimoodi ringi ratast. Et selle korvi tüübi juures ongi selline ühe vitsaga punumine, ühe lõhestatud ja lõigatud vitsaga punumine. Ja vahel ei lähe kohe tagasi, teen veel stopperdan või teen ühe ringi veel ümber, jääb tugevamalt, et siis see pinge, mida siia sai sisse punutud, et see on siia sedasi fikseeritud. Ja nii siis jätkame, kuni ühel hetkel on korv ime läbi valmis.